Alar küsib, et konkreetses majas ei ole näha tehnilist ruumi, et tehnilised ruumid loomulikult kõikides majades on olemas, et aga... Ja sealt tehnilisest ruumist ei olnud vist seda pilti tehtud, aga kui sinna köögi tagant minna, siis seal on selline väike abiruum ja sealt abiruumist tegelikult saab siis tehnilisse ruumi, ehk siis seal on ka uks näha. Et selle ukse taga nii-öelda köögi tagumises nurgas on siis olemas ikkagi tehniline ruum, kus on siis kütte- ja ventilatsiooniseadmed ja seal on ka natukene ruumi mõne asja nii-öelda hoiustamiseks, et iseenesest ruumi loogikast lähtudes on ta hästi paigutunud siin hoone kubatuuri, et tema nii-öelda välistrasside ühenduspunktid on siis kõige lühemad teed pidi tänavale ja teiseks on siis ta sellises kohas, kus otseselt magamistoad ei ole vahetus läheduses või seina taga, et see köögi tagumine pool on selles suhtes nagu hea selle heliisolatsiooni eemal hoidmiseks siis nagu magamisruumidest. Ja kui tehnoruumide kohta oli küsimus või konkreetse maja puhul ka, siis tõepoolest, kui me vaatame siin 15 aastat tagasi, siis hästi tihti ei olnudki tehnoruume hoonesse sisse planeeritud. Et pandigi, võib-olla ei olnud ka need pumbad siis nii populaarsed veel, et oligi kuidagi elektrikütte või ahikütte põhikütteks ja siis võib-olla ei olnudki väga vajadust tehnoruumil. Siis täna me ikkagi kõikidele hoonetele kindlasti tehnoruumid ka planeerime. Need on hädavajalikud tegelikult. Ja kui vaadata mõnda meie näidisprojekti ka, mis on kodulehel juba võib-olla aastast 2005 säilinud, siis seal ei pruugi olla ja tihtipeale klientidel ongi küsimused, et okei, et tore maja võiks meil sobida, aga kuhu me tehnoruumi planeerime või et seda ei olegi siia ette nähtud, siis kindlasti siin ongi jälle see koht, kus me võtame selle projekti ette, kui muus osas tellijale see maja meeldib. Võtame selle projekti, natuke muudame, uuendame seda meie arhitektide käe all ja saabki siis ka see tehnoruum sinna kindlasti sisse planeeritud. Ja tehnoruum võiks olla ikkagi tänasel päeval vähemalt selline 4,5-5 ruutu, mitte väiksem, eks ole? Just.